Läheme hüppeliigesest sinna ülespoole säärele. Kuidas kellegile tundub, mina olen mõlema jalaga ühte jalga rullin, teist jalga hoian raskuseks peal ja hoian kätega ennast üleval. Ja nüüd, kui ma rullin, siis keeran ka vahepeal nii, et on rohkem siseküljes, siis on otse ja siis on välisküljes. Ja kui ei oleks lukkudega liigukaid ja üldse vist nagu palja jala peal sellega rullida, et kuidas siis tunduks. Ja siis, kui veel ei ole läinud kõrgemale, siis lähen natuke kõrgemale, ehk siis selle sääre jämedama osa peale. Oi, nüüd oli valus. Ise oma raskust saad reguleerida, et kui mingi koht on valusam, siis sinna kohta veidi väiksema raskusega, et teise jala ära. Ja lähed ka põlveõndlasse nüüd selle rullimisega. Et see laiem osa ja põlveõnnad. Soe rullimise käigus. Ja siis läheb põlveõnnal ja reie tagumine. Kellel mõjub, kellel ei mõju. Minul väga ei tundu. Mõnel ei tundu üldse, et saab haigutama. Siin ka vahepeal keerad, niiviisi, et läheb sissepoole ja vahepeal keerad, et läheb veidikene väljapoole, reie välimise juurde veel tuleme. Aga otse. Ja siis nii, et oled veidi rohkem seestpoolt, nüüd mõjub. Ja siis nii, et oled väljapool. Ja kui tundus, et mingi koht vajab eraldi käsitlemist, saad seda pärast veel teha. Teisel jalal sama, alguses hüppeliigese juurest või sealt ahtiituse kõrguse juurest. Nii otse kui ka ühelt küljelt teisele. Siis lähed selle suure lihase peale, suure sääremarja peale. Kellel on suur, kellel ei ole nii suur. Siis võib olla jah, et mingi koht on valusam kui teine. Kui venitamise käigus käed ära väsivad, siis tuleb käsi teinekord rohkem treenida ilmselt. Ja oma selle raskusega saad reguleerida, kui valus sul on, kui on valus. Ja siis lähed nii, et on see jämedam osa reie säärest ja põlveõnnal. Ja siis on nii, et on põlveõnnal ja reie tagumine. Ja siin samamoodi nii, et vahepeal on seespoolt. Ja vahepeal on väljaspool. Mitte päris väljast, aga veidi rohkem väljaspoolt. Ja kui tundub, et mingi koht on eriti valus, siis seda kohta õrnemalt, aga rohkem. Võtame majuspala juurde, ehk siis reie väliskülg. Vastavalt sellele, kuidas sul reie väliskülg kannatab. Võib-olla, et on põlve juurest valusam, võib-olla, et on ülevalt puusa poolelt valusam. Võib-olla ei ole üldse valus, aga see on ilmselt suhteliselt harv siin kandis. Ja jälle oma käte toega saad reguleerida seda, kui suur raskus sinna rullile peale tuleb.
nüüd keerad ka veidikene ettepoole, nii et see rull läheb reie eesmisele lihasele. Minul näiteks on sealt põlve juurest veidi, mitte päris külje pealt, aga see selline eesküljelt on kõige vadusam. Kõik on nii asjalike keskendunud nägudega, et veel vaadata. Ja nagu ütlesin, et kui mingi koht on tunda, et peaks vajama rohkem käsitlemist, siis sellele rohkem. Nii, ja siis vahetad külje ehk siis, või jala õigemini, reie väliskülg. Üksi ei viitsiks nii kaua rullida, aga nüüd kui keegi räägib, et rullime, siis õnnestub paremini. Ja veel kord, et kui mingi koht on väga valus, siis kergendad oma kaalu veidi. Siis ka keerad reie eesmise lihase poole. Ja leiad sellised kohad, kuhu venitused väga ei ole mõjunud, aga nüüd rulliga saab hästi ligi. Ja viimased korrad. Ja kujutame ette, et on valmis. Pärast saate veel ise juurde teha. Vaatab, kuidas see kuharalihasele on mõjunud. Eestoengus, käed veel jaksavad ja nüüd tõstad jala ette võimalikult käe lähedale ja siit venib. Võimalikult ette üles käe lähedale ja vahetad jala. Reie välimine külg, tuhar ja võimalik, et ka sääre välimine külg venivad. Apsti. Ja kummalegi poole veel 2 korda. Siis kui jala saad ülesse, siis hoiad selle mingisugune 5 sekundit äkki. Aga küsimus, et kui kaua keegi eestoengus jaksab seista olla. Ja valmis. Achillese kõõlusele veel eraldi. Et tuled ühe jalaga kõkki ja lükkad põlve võimalikult ettepoole, nii et siit kõõluse juures saad venituse. Mõnedel mõjub rohkem, teistel mõjub vähem. Natukene reguleerid enda seda asendit, nii et tunned, et saad sinna hüppeliigese juurde selle venituse. Mõnedel on suurem probleem, teistel väiksem. Vahetad jala, ehk siis siia hüppeliigesesse venitust. Põlve peab selleks ettepoole suruma. Ja siis tavaliselt säärevenitused, ehk siis
jalg kaugele ja surud kanda maa poole ja võiks tunduda rohkem siin ülevalpool vennutust. Vahetad jala. Ja teise uuesti või esimese. Ja uuesti. Paned mõlemad jalad sinna kõrvuti. Veidi andelastust ja siis hakkad sirgete jalgadega kõndima varvastele kätele lähemale. Ja siis saab randmed ja varbad kokku ja kellel on selleks hetkeks põlved kõverad. Nii. Meil on liindilihas venitamata. Kell näitab 44. Teeme veel viimase kontrolli. Lähed selili, täitsa sirgelt. Jalad on maas. Tõstad ühe jala üles. Eriti tore oleks, kui siin kahe jala vahele tekiks 90-kraadine nurk. Veel ei ole, siis äkki 6 aja pärast on. Vahetad jala. Üks jalg on maas sirgelt, teine on üleval. Ja veel korra. Ja nüüd võta ka käega kinni ja aita veidi enda poole. Aga proovi nii, et maas olev jalg on ikkagi maas. Tõmba põlve endast mitte. Siis sa saad venitada. Ehk siis võid ka põlve jala põlvest kõveraks võtta ja tõmbad põlve rinna poole. Reie tagumine jääga tuhar venib. Vahetad jala. Alguses proovid võimalikult sirgele jalga hoida ja siis lased põlve kõveraks ja tõmbad põlve rinna poole. Aga teine jalg on ikkagi maas, mitte kusagil mujal. Oli viimane asi. Ja viimane on see, et vaata, kuidas nüüd veel kükki saate. Ehk siis jalad on umbes põlvede laiuselt ja otse. Võtad tulla kükki ja tagasi. Ja nüüd paned käed üles. Eesmärk oleks tulla kükki niiviisi, et käed, kui praegu on sirge, siis pärast kükki oleks ka sirge, minul see päris ei õnnestu. Mul lähevad käed veidi ette, aga oleks eesmärk tulla siia. Ei ole üldse lihtne, aga nüüd saad mõelda, et kas sul on siit õlast jookseb poob kinni, mis minul on näiteks. Et mul käed ei lähe tahapoole või on see jalgadest kinni. Ja nüüd oleks hea, kes saab sirgete kätega teeb nendega, aga nüüd oleks hea, kui vaatad, et need varbad püsivad otse, et ei läheks niiviisi, vaid otse. Nii. Panen enda telefonis aja kinni. Oli tore, et venitasite ja järgmine kord jälle.